tere, armsad teekaaslased, minu nimi Stella Shakti ja teeme täna kaardi lugemise armastuse inglite ehk tõe inglite abiga, et teada saada, mis inimestele sinu juures kõige rohkem meeldib. Võib-olla on kogemusi, mida sa tead, aga võib-olla on ka mingeid asju, mida sul oleks hea teadvustada, et tunda veelgi suuremat rõõmu enda teekonnast ja mõista ka seda, et tegelikult meil on omavahel väga suur mõju üksteisele ja teadvustades enda tugevaid külgi ja teadvustades seda, mis teistele sinu juures väga meeldib, ehk see aitab ka sul endal näha ennast uue pilguga, näha teisi uue pilguga, näha maailma uue pilguga. Ja armastuse inglid ongi tõe inglid, sest armastus ongi tõde, kõik muu on illusioon. Et kui keegi on meile öelnud mingisuguseid asju, mis ei ole meile tekitanud head tunnet ja see ei ole olnud mitte konstruktiivne kriitika, vaid pigem mahategemine, siis taotleme ja palume, et kõik need energiat saaksid nüüd ja praegu kõikide kuulajate, kõikide vaatajate jaoks minema pühitud, ümber transformeeritud, ebatõed, valeuskumused või siis ka sellised puudusteadvususkumused taotleme anda vabaks. Ja lähemegi kohe esimese kaardi lugemise juurde. tere, armas, sina, kes sa valisid selle esimese inglikese. Küsime kaartidelt ja universumilt ja tõeinglitelt, armastuse inglitelt, mis teistele väga meeldib sinu juures, mida sa endast välja kiirgad, mida sa oled aidanud tuua nende eludesse, mida sa oled loonud siia kollektiivsesse välja ja tuleb sõnum, et sul on imeline võime asju näha kõrgemalt ja et sa oled hästi elutark, et sa oled väga läbinägelik, et see, kuidas sa maailma näed, aitab ka teistel näha maailma täiesti uue nurga alt ja aitab mõista olukordi, mis on tundunud võib-olla väljakutsena, mõista seda, et need on millekski vajalikud olnud, et see, mida inimesed kogevad, ei ole lihtsalt niisama, vaid see, et sina näed, et kõiges on jumalik kord, et kõiges on seaduspära ja varem või hiljem ilmutavad ennast meile olukordade vajalikkused ja sul on võime näha neid vajalikkusi ka varem ette, et isegi ennem kui olukorrad sünnivad, sul võib olla väga hea tunnetus, väga hea intuitsioon. Sa oskad inimesi ka hoiatada või neile anda vajalikke juhtnööre, kuidas mingites olukordades hakkama saada ja sul on väga-väga hea koostöövõime, ehk siis kui sa oled otsustanud ja valinud, et sa tahad kellegagi sellist meeldivat partnerlust luua, on see tööalane või ka eraelus, siis sa oled selles tõeliselt meisterlik ja neile väga meeldib see sinu suhtumine, et sa ei ole selline üksiküritaja, et teed asju ise, vaid et sa oled näinud ja tunnetanud seda väärtust, mis seisneb selles, kui kellegagi koos asju teha ja kui palju toredam ja võimsam ja maagilisem see võib olla. Ja seega on ka tore oma edu jagada, mitte ainult ise seda kogedes, vaid ka teistega jagada, et sa oled selline väga hea meeskonnatöötaja või ka juht, et sa oskad väga hästi teisi juhendada või õpetada või neile jagada just nimelt neid südametarkusi ja sisekaemusi, mis sulle tulevad, et sul on väga hea selline kõrgema teadlikkuse tunnetus. Ja inimesed näevad ka seda, et sa oskad väga hästi jääda rahusse, et kui on selline paaniline olukord, võib-olla mingisugune ekstreemne olukord, siis sinus käivitub selline väga ilus hakkama saamine, et kui on tõesti vaja ennast kokku võtta, siis sa oskad olla lahke, sõbralik, kohal, häälestunud, suhtlema nendega, kellega sul suhelda on tarvis.
ja sa oskad ka teisi rahustada ja sa oskad maandada mis tahes olukordi. Et see ei tähenda seda, et sa kunagi ei võiks endast välja minna, aga teised inimesed näevad ka seda poolt sinus, et sa oskad imeliselt olukordadesse tuua tagasi sellise tasakaalukuse ja just sellise sügava rahu ja kooskõlalisuse tuleb selline sõnum ja harmoonia olukordades, et olukordade harmoniseerimine on sinu väga tugev külg. Inimesed väga imetlevad sinu loomulikkust, sinu sära, sinu julgust, sinu võimet jääda igas olukorras võimalikult iseendaks ja olla kohal ka teiste jaoks, kes alles tõde otsivad. Ehk siis selline suur valgus on see, mida teised sinust tajuvad. Et tõesti mõne inimese jaoks sa võid olla ka nende tõeline meisterõpetaja, et teejuht, teenäitaja või ka lihtsalt inspiratsioon, et inimesed mõtlevad su peale, mõtlevad, et vau, kui tema sai selle kohaga hakkama, et siis ma proovin ka, sest et ehk saan ka mina. Et sa ei ole kuidagi selline üleolev, vaid vastupidi, sa oled hästi teadlik ka enda inimlikkuse poolest ja sa oled läbi kogenud ilmselt väga pimedaid kohti enda elus ja see on andnud sulle sellise imelise võime mõista ka teisi, kes on rasketes kohtades või kannatustes või läinud enda sisetunde vastu. Et sa ei ole hinnanguline, vaid väga arvestav inimeste kogemustega, mida nemad on läbi teinud. Ja inimesed näevad ka seda, et see on tõesti fantastiline, kuidas sa oled julgenud vanadest asjadest lahti lasta, mis sind ei toeta ja oled julgenud hakata minema täiesti enda teed, oma uut teed, oma hingemissiooni. Et sa oled usaldanud elu nii palju, et kuigi paljud inimesed võib-olla oleksid otsa ammu ringi pööranud, et ma ikka proovin vanamoodi, siis sinu sees on olnud selline, ma ütleksin nagu isegi jonnakus, et vot ei anna alla, et teen ikkagi sedamoodi, nagu ma tunnen, et on kõige õigem. Ja see isegi, kui see mõnele hirmuminale, egole on olnud ebameeldiv, siis tegelikult salaja on sind imetletud, sest et inimesed tahaksid samamoodi osata olla alistunud armastusele ja mitte minna oma hirmudega nii kergelt kaasa. Inimestele meeldib ka väga sinu uudishimu, sinu oskus rännata enda sisekosmoses, võib-olla sa käid ka palju reisimas, sul on palju kogemusi maailmast, mida teistega jagada, erinevatest kultuuridest, erinevatest, võib-olla ka lausa tähesüsteemidest, et sa oled hästi avara nägemisega. Ja see, kuidas sa seda kõike inimestele tood, sa tood seda niimoodi, et ka nemad tunnevad, nagu nad oleksid sinuga koos seal reisil olnud või sinuga koos neid suuri kogemusi läbi teinud. Ja võimalik, et sinu partnerile ja sinu kallimale väga meeldib see, et sa julged väljendada oma armastust, enda soojust, enda selliseid häid, ilusaid mõtteid ja et sa oled selline panustaja tüüpi inimene, mitte see, kes istub ja ootab, et kuna see suhe ilusaks muutub, vaid sa oled aru saanud, et sina ise loodki kõik selle ilu ja siis su partner peegeldab sulle seda tagasi, kuidas sina lood. Et see sinu eneseväljendus südamest, eneseväljendus aitab ka teistel hästi südant avada ja aitab neil tunda tõesti ennast armastatuna ja tunda seda, et imeline tõeline armastus on võimalik. Et sellised sõnumid sulle, kallis grupp number 1, loodan, et sa aitsid endale ühtest äratundmist ja mõistmist ja taipamist ja mäletad, kui sa keskendud enda tugevustele, siis need muudkui võimenduvad, nii et rõõmsat enda siira olemuse väljendamist, sinu valgus on üliväga vajalik siin planeedil. Soovin sulle maagilisi rändusid sisekosmoses ja siin planeedil
ning kohtumisteni järgmistel armastusküllastel kordadel. Südame aitäh ka kõikidele vippidele teie toetuse eest. VIP-liikmelisusega saate siis tutvuda siin video all kirjeldusel olevalt lingilt. Olge õnnistatud! Ja läheme grupi number 2 juurde. Tegelikult ma tunnen, et need inglikesed tahaksid siin lausa koos olla. Et kaks inglit, siis teine grupp. Mul on tunne, et sinule väga meeldib koos olla ja inimestele meeldib sinuga koos olla, et isegi võib-olla sa tunned vahetevahel, et ma tahaks rohkem vahepeal üksi olla, aga on tunne nagu kogu maailm otsib su tähelepanu või soovib sinuga jagada enda kogemust või küsida sinult nõuannet. Aga vaatame siis, mida siis inimesed sinu juures kõige rohkem imetlevad. Miks nad nii väga armastavad sinuga koos olla? Sest sa oskad olla väga rahuenergias ja oskad hoida sellist avarat vaikuse ruumi, kus inimestel on võimalik ennast ka paremini ära kuulda. Et tihtipeale, kui inimesed omavahel suhtlevad, siis on selline ruttu üksteisest üle rääkimine ja igaüks tahab oma teemasid jagada, aga sina oskad tõesti hoida sellist ruumi, et inimene tunneb südamest, et ta on päriselt kuuldud, et ta on päriselt nähtud. Ja inimesed pääsevad ligi tänu sellele kogemusele oma kõige sügavamatele hingeigatsustele. Nad saavad ühendust selle energiaga, kes ka nemad tegelikult soovivad olla või missuguseid energiaid siin planeedil kogeda. Ja tänu sellele nad kogevad väga suuri lahendusi, et juba see, kui sa kellegi ära kuulad, oled südamest kohal, siis inimesed justkui võluväel tunnevad, et nende elus on mingid suured protsessid lahenema hakanud ja unistused täituvad kiiremini. Ja nad on sulle väga tänulikud sinu julguse eest. Et võimalik, et sa oled ka inimene, kes on elus kogenud selliseid väga palju erinevaid asju läbi ja sa ei häbene seda, et ükskõik kui ekstreemsed olukorrad või kui piinlikud või häbiväärsed need võib-olla kellegi arvates tunduvad, sina ei ole häbenenud nendest kohtadest ka ausalt rääkida või inimestele peegeldada, et tead, sa ei ole üksi. Et mina olen ka neid kohti kogenud, et see annab sellise väga suure meeskonna tunde ja annab sellise tunde, et vau, et kui sina julgesid, äkki mina julgen ka. Et see sinu rahulik olemus pärast kõiki neid tormiseid hetki enda elus kingib inimestele seda imelist rahu ja sisemist äratundmist. Ja see, mida inimesed veel näevad, on see, et kuigi praegune on selline väga suur selline tehnoloogia aeg, et sinus on säilinud see ehedus, see puhtus, et see, kuidas sa tunnetad ja vaatled ja maailma näed, et sa oled inimlik, et võimalik ka, et see, kuidas sa kirjutad või inimestega vestled, on näha, et see on hästi kogemuste baasilt tulnud ja kuigi paljud inimesed võivad tunda, kellega sa oled suhelnud, et maailm justkui tahab neid niimoodi programmeerida ühesuguseks, siis sina oskad hoida inimestel igaühele sellist individuaalset ruumi või individuaalset lähenemist, et kõik toimuks hästi loomulikul moel. Et see, mida sa annad inimestele hingetoiduks või ka lausa füüsiliseks toiduks, mida sa pakud inimestele, see on hästi puhas, orgaaniline, väga tervislik, et sa oled hästi suureks inspiratsiooniks enda tervislikkusega ja enda terviklikkusega, et sa ei lase ennast häirida nendel igasugustel trendidel ja igasugustel voogudel, et isegi kui kogu maailm tundub, et läheb mingisuguse ühe vooga kaasa, siis sina jääd nagu 2 jalaga maa peale ja sa usud endasse, kuigi sulle võib-olla endal on tundunud, et ma ei tea, kas ma ikka usun või vahepeal on see usk kahtlema löönud kõikuma. Et siis sinus on sellised sisemised veendumused, mis tõesti põhinevad tõel, armastusel ja valgusel. Ja sa tead isegi seda, et sa ei peagi kõiki asju ette teadma. Sa ei pea nii-öelda mõistusega
nagu kõigeks ette valmistuma või sellist nagu struktuuri looma kõigele, et sa oled hästi voolav, sa oled hästi vaba, sest sa usaldad, et suur vaim läbi sinu õigel hetkel oskab tuua need õiged informatsioonivood läbi sinu või sinu jaoks ja et sa oled ühenduses kõrgemate dimensioonidega, võib-olla mõned inimesed alles katsetavad, et no ma ei tea, mis asi see algallikas veel on või mis asjad need inglid veel on, aga sina oled juba täiesti 2 jalaga oma jumalikus sageduses kohal, sa oled oma multidimensionaalsuse avanud ja avad seda veelgi ja veelgi, sest iga kord, kui sa usaldad enda sisetunnet, siis see voog järjest tugevneb. Nii et see sinu teadlikkus just nimelt nendest maailmadest, nendest reaalsustest, mida mõned inimesed võib-olla alles veel ei näegi, sest nad on nii madalas sageduses harjunud olema, et nende jaoks selline kõrgema sageduslik voog, võime öelda paradiisi sagedus või armastuse energiasagedus on justkui kättesaamatu. Ja mulle meenub see koht, kus mulle tuli see termin paradiisi sagedus, ma olin Dominikaani rannas, tegin kaardi lugemist ja see mõiste tuli mulle. Ja ma mäletan seda, et sealne energia oli minu jaoks tohutult avav ja tohutult äratav. Sest et selles oli nii palju rõõmu, et see Dominikaani energia mulle väga hästi sobis ja need delfiinid, kes seal elavad ja kõik see selline imeline nagu ookean ja kõik need, ka muidugi väga soe ja hästi vahva reis oli, ma tegin seal ka mingit e-koolitust vist, salvestasin ja ma mäletan seda, kui see dimensioon minu jaoks avanes, et on olemas paradiisi sagedus, et saab luua nagu nii suures rõõmus, et mul ei ole vaja muud teha, kui lihtsalt rahuneda ja tunnetada, et mis asi see elu üldse on ja järjest nagu tulevad hästi sellised kõrgesageduslikud arusaamised ja mõistmised. Et see, mida inimesed imetlevad sinu juures, ongi see, et sa ei anna alla, et isegi kui sul alati ei ole kõike, mida sa tahad, siis sa usaldad seda, et kõik, mis vaja, tuleb õigel hetkel, et sa oled hästi küllus teadvuses. Kuigi nagu ma ütlen, sina ei pruugi seda alati iseenda puhul näha, aga teised inimesed näevad ja tajuvad, et sa oled ikkagi väga mitmeid sammusid väga paljudest ees enda suhtumisega, enda loomejõu kasutamisega. Et sa kasutad seda tõesti kõikide kõrgemaks hüvanguks, mitte lihtsalt iseenda jaoks, vaid selleks, et luua kõikidele, tuua need tõega, armastusega kooskõlas olevad teadmised. Et inimesed tunnevad, et sa oled imeline õpetaja, sa oled väga toodki nagu kullaterasid inimeste eludesse, et nende elud muutuvad ka sädelevaks ja säravaks ja ilu ja tarkusega täidetuks ja mitte lihtsalt selline tarkus, et ma teooriast tean, aga praktikat ei ole. Aga vastupidi, et sina tood nagu hästi sellist praktilist teadlikkust, praktilisi nõuandeid, ka see, kuidas sa elad, et sa oled mitte lihtsalt teoreetik, vaid sa oled praktik, sa oled maag. Et sa lihtsalt ei räägi maagilistest asjadest, vaid sa loodki enda elu maagilisel moel. Ja see inimestele väga meeldib, et sa oled nagu väga hea inspiraator. Ja ükskõik, mis su elus toimub, sa oskad kõik muuta tagasi kullaks, et elu, mida iganes sulle annab, sa oskad energiaid transformeerida, sa oskad ümber häälestada ka kõige pimedamad kohad tagasi valguseks, et ükskõik, kuhu elu sind paneb, sina tuled alati võitjana välja ja leiad ka kõige sügavamatest kohtadest need aardekirstud üles, kust inimestele tuua need kõige vajalikumad ja toetavamad tarkused. Et see, kuidas sa usaldad elu, see on imetlusväärne.
no vot, tuleb veelgi siis kinnitus sellele, mis ma just rääkisin, et inimesed tajuvad, et sina oled juba mingites sellistes sagedustes, millest nemad võib-olla midagi kuulnud, aga nad tahaksid ka. Ja nad näevad, kuidas see sinu toimimine on tõeliselt planeediga koostöös ja et sa oskad küsida universumilt abi. Et see ka neid väga innustab, et ahaa, et näed, tal oli mingi raske teema, ta palvetas või tegi taotlused või luges taotlusi või kuulas mingit meditatsiooni ja näe, tal läksidki asjad paremaks, et sa tood selle võnke sageduse siia, et abi tuleb meile alati ja selleks on vaja küsida. Ja ühesõnaga, sa oled imeline valguse inspiraator ja inimestele väga meeldib ka sinu poole pöörduda, kui neil on abi vaja ja sa oskad kanaldada neile selle õige vastuse või ka oma käitumisega, kuidas sa vastad, kui keegi sult midagi küsib, kuidas sa reageerid või jätad reageerimata, kuidas sa suhestud erinevatesse suhtlusstiilidesse. Et võib-olla mõne inimese jaoks on vahel ka ehmatavad need sinu vastused või reageeringud, et sa tood mingit sellist uut sagedust, mida ei ole osatud oodata. Et võib-olla kui keegi sind nii-öelda nagu energeetiliselt ründab või proovile paneb, siis selle asemel, et vastata samaga, sina jääd valgusele truuks, et sa oled hästi püsiv enda armastuse teel, et sa oled hästi tasakaalus ja see tasakaal mitte ei jäta sind nagu samale nivoole seisma, et oled samasugune, vaid vastupidi, sinu tasakaalukus muudkui laseb ja aitab sul siis seda ülestõusuprotsessi hästi sujuvalt teha. Ja sinu loomingulisus on ülimalt hinnatud ja armastatud ja armastatakse ka seda, et sa ei jää vanadesse stampidesse kinni, sa pidevalt liigud, arened ja võimalik, et ka sinu armusuhe on väga paljude jaoks suureks inspiratsiooniks ja see, et sa julged seista selle eest, mis võib-olla paljude inimeste arvates on nagu sihuke põlu all teema või julgete rääkida, aga sina astud just nende teemade eest julgelt välja ja et sa ei mässa nagu, sa ei võitle eluga, vaid sa näitad seda, kuidas sa ei ole nõus selle illusioonide maailmaga rohkem kaasa minema, vaid jääd hästi endale truuks. Et see sinu mäss ei ole siis mitte teiste vastu või rumaluse vastu, vaid tõe poolt ja armastuse poolt, et sa seisad hästi tugevalt kahe jalaga enda armastuse olemuses kohal ja muudkui kiirgad seda ja eks siis nii palju, kui keegi julgeb ja raatsib ja suudab vastu võtta, siis nii palju inimesed ka sedasama valgustatuse seadustust sinu käest saavad. Ja neile meeldib ka väga sinu huumor, see, et sa oskad näha ka väga veidrates situatsioonides abi ja sa oskad näha seda, et ka väga tobedad olukorrad võime tegelikult natuke naljaks keerata ja mitte kellegi teise üle naerdes, vaid nende olukordade kosmilise huumori vaatenurga alt neid olukordi näha ja taibata ja ka teistele tuua. Sa aitad teisi ka sellisesse kergendusse, kergusesse ja lihtsuse tundesse, et seda inimesed väga armastavad. Ja küsime veel viimased sõnumid. Neile väga meeldib see, et sa ei karda luua kõige õnnelikumat tuleviku reaalsust ja et sa palvetad ja siis sa tead, et sa saad vastuse ja sa tead, et sa saad need kogemused ja see sinu usk toidab ka teiste usku. Et see sinu tugevus tõstab ka teistes üles selle mäletamise, et küsi ja sulle antakse. Ja inimesed näevad, et sa oled väga ilus ja kui sa oled naine, võimalik, et nad näevad ka sinu väga ilusat sellist emalikku olemust ja seda, et sa oleksid väga hea ema või et sa oled ka nende sisemistele lastele olnud väga hea ema rollis olija, kui see on seda tarvis olnud.
ja et sa ei võta seda au ja kuulsust nii-öelda endale, vaid et sa paned alati algallika nii-öelda selle kõige allikaks, kust kõik tuleb, et mitte, et mina tegin, vaid et algallikas läbi minu on selle loonud, et see inimestele väga meeldib. Ja et sa ei karda tänada algallikat, sa ei karda tänada Jumalat ja armastust ja kõiki neid valgusmaailma abilisi, keda sa enda töös või kogemustes appi kutsud. Sellised sõnumid, kallis grupp number 2. Loodan, et saite siit üht-teist kasulikku. Soovin teile maagilist ja mõnusat ja südamlikku olemist ja mäleta seda, et sageli inimesed tegelikult näevad meie kohta paremini, kui me ise näeme. Nii et kui sul mingites kohtades tuli kahtlus, et ma ei tea, mina ikka kahtlen, siis vaata, aga äkki sa ei ole näinud seda enda sisemist kuldset sära veel päris selgelt, et puhasta siis oma 3. silm ja vaata päriselt, kes sa oled, et ära lase ennast kuidagi kahtlustel kaasa viia, sest et kõik kaardid rääkisid tegelikult nii sarnast juttu ja nii sarnast infot, et siin ei ole sul küll, ma usun, mitte midagi põdeda või kuidagi häbeneda või ei ole vaja ennast madaldada, vaid vastupidi, et julge olla ka iseendale, enda sisemisele lapsele see imeline püha ema, kes sa oled osanud olla ka väga palju teistele. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Võite siia alla jätta 2 südamekest, kes seda kaardi lugemist vaatas ja kohtumisteni järgmistel armastusküllastel kordadel. Aitäh ka teile, kallid vipid, toetuse eest, kes soovib tulla minu kanalit ja meie tegevust toetama. Olete teretulnud liituma VIP-liikmelisusega, et näha ka erinevaid boonuseid ja kogeda erinevaid lisasid, mida need VIP-liikmelisused endaga kaasa toovad. Olge õnnistatud! Ning läheme 3. grupi lugemise juurde. Tere, armas, sina valisid selle 3. inglikese ja mul on tunne, et inglikesed tahavad siin kõik koos olla. Ja see, mida ma tunnen, kallis grupp number 3, et sul on selline väga hea grupi energiatunnetus, et sa oskad väga hästi ruumi hoida ja tunnetada, et mis energiates keegi parasjagu on. Ja kui keegi tundub, et on nagu kuidagi sellises raskes kohas, siis sina oskad kas kuidagi oma oleku või hea sõnaga või sellise tähelepanelikkusega aidata teistel ka ärgata sellisesse ühtsustunnetusse ja terviklikkusesse. Et see, mida inimesed sinu juures väga imetlevad, on sinu oskus usaldada ja teha sageli asju täiesti uuel moel või just enda moodi, et sa usaldad enda sisetunnet. Ja sul on ka väga hea intuitsioon, väga hea sisemine nägemine, väga hea tunnetus selle kohta, mis on see, mismoodi oleks vaja asju lahendada või ühesõnaga sulle antakse kõrgemalt poolt info ja sa usaldad seda voogu. Ja vabandust, see kaart on mul natukene räsida saanud, sest see on mul aastaid kohvris kaasa rännanud usalduse kaart. Et sa oled nagu sellises, ma tunnen, et üsna heal elujärjel, et sul on väga selline mõnus kodu ilmselt, väga selline sossu ja hubane olemine, sa oskad luua väga mõnusat ruumi ja sa oskad ka luua endale väga mõnusat lõõgastusruumi. Et seda inimesed imetlevad, et sa mõistad, millal tegutseda ja millal olla rahulikult, millal panustada endasse ja millal tegeleda teistega. Et sul on selline väga hea inimeste tunnetus, et sa näed inimesi päris hästi läbi. Seda näevad teised inimesed, võib-olla sa ise ei tunneta seda alati, aga usalda, et võib-olla vahel inimesed näevad seda paremini, kuidas sa tegelikult oled, et võib-olla siin on olnud selline mingi enesekriitika noot sul enda suhtes, aga inimesed tajuvad ja näevad,
et sul on ikka väga-väga hea elu mõistmine, selline elutarkus ja nägemus olukordade kohta. Ja inimestele meeldib ka sinu küllusteadvuses elamine, et see, et tegeleda näiteks vaimsete praktikatega ei tähenda seda, et me kuidagi keha eest hoolitsuse jätame kõrvale, et sa oled ühendanud need kaks väga ilusasti, materiaalse maailma ja vaimse maailma, et oled mõlemas maailmas väga tasakaalukalt kohal ja et sa kasutad enda vaimseid võimeid, enda intuitsiooni jällegi tuleb siit välja, eks ole, et sa kasutad enda intuitsiooni niivõrd vabalt, et sa oled hästi andekas, et inimesed tajuvad, et vau, et vot kui ma ei tea, mida teha, siis kui ma selle inimesega suhtlen, siis minusse tuleb suur selgus, et väga paljud arvavad, tunnetavad, et sa oled tõeline maag, selgeltnägija. Ja võib-olla, nagu ma ütlesin, me ise ei pruugi alati teadlikud olla sellest, mis on meie enda see kuldvalgus meie sees. Et sellest räägis Jung ka, et meil on varjuküljed, aga tegelikult on ka meie nii-öelda see positiivne pool, mida me sageli iseendale ei ole harjunud tunnistama. Ja sinus on see ülivõimekus näha ka väga suures hirmuolukorras või sellises pingeolukorras seda lahendust või võimalikkust, et sa oskad ka võib-olla teisi inimesi juhatada niimoodi läbi väga keerukate olukordade tagasi valgusesse ja et sa ei karda vaadata neid kohti, mis on tekitanud sinus piinlikkust või raskust. Inimesed väga imetlevad ka seda, et sa oled julgenud elus minema jalutada nendest olukordadest, kus sa oled tajunud, et sind on ebaõiglaselt koheldud või ei ole sind piisavalt väärtustatud ja see kogemus on sulle toonud võidutunde ja inimesed näevadki seda, et ma tahaks ka julgeda niimoodi enda eest seista ja mitte selliste lugudega kaasa minna. Ja isegi võib-olla need samad inimesed, kelle juures sa oled minema jalutanud, tegelikult salaja imetlevad sind, isegi kui nad seda öelnud ei ole, sest nad on tegelikult ise aru saanud, et see, mis energiat nad on välja andnud, et keegi ei peagi seda välja kannatama. Et imetletakse seda, et sa oled nii ühenduses oma tunnetusega, enda teadlikkusega, et sa oled enda armastamises, et sa kuulatad enda tundeid, mida sa päriselt tunned ja et sa ei lase endast niimoodi teerulli buldooseriga üle sõita, vaid kui vaja on, et siis sa lood uue olukorra, kus sa saad uut moodi toimida, et sa ei jääks nendesse vanadesse hirmuenergiatesse kinni, et sul on selline tõesti võimalik, et eelmistest kehastustest lausa selline šamaani võime ja võib-olla, ma ütlengi, ma nüüd muudkui korrutan seda, et võib-olla sa ise ei tea, aga teised inimesed näevad, et sa oled väga võimas tervendaja, sa oled väga võimas tervenduse tooja, et sa aitad luua selle sageduse, kus tervendus saab toimuda ja et sinu sõnal on tõesti suur kaal, et kui sa midagi väljendad, siis see ei ole niisama öeldud, see ei ole niisama lihtsalt sooja auru suust väljaajamiseks letti laotud, vaid see, kui sa midagi ütled, sellel on sügavam tähendus ja sellel on mingisugune tervendav mõju. Ja eriti inimestele meeldib, kui sa väljendad läbi rõõmu, et see, kui sa läbi rõõmu väljendad, sellega tervenevad kõikide sisemised lapsed ümber sinu, et selline sügavus, entusiasm, hoolimine, empaatiavõime, tasakaalukus, kui sa seda valid, siis see on kõiki väga suurde kõrgusesse toov. Ja inimestele väga meeldib see, et nad ei pea sulle alati kõike pikalt ja laialt seletama, sest sa oled nii palju südames, kui sa oled südames, et siis sa saad inimestest väga hästi aru, võib-olla isegi sageli saad sa neist paremini aru, kui nemad iseendast sellel hetkel aru on saanud.
et selline väga suur teadlikkus on sinus ja inimesed näevad, et sa oled kutsutud siin maailmas jagama neid kõrgemaid teadlikkusi ja kõrgemat tarkust. Ja et sinu jaoks nagu inglise keeles öeldakse sky is the limit, ehk siis tegelikult sinu jaoks nagu üldse piire ei eksisteerigi, et see, kes sa oled nii piiritu, sa oled vaba, sa oled õnne ja valguse toojad kõikjal, kuhu sa lähed, sa tood tervenduse. Ja mida nad veel näevad, on see, et sa oled väga hea tantsija ja see, kui sa tantsid südamest, nii nagu sul parasjagu tunne on, võib-olla sa tantsid ka mingeid raskemaid tundeid endast läbi, siis et see, kuidas sa juba tantsid, seda väga meeldib võib-olla ka vaadata, võib-olla sinuga on väga tore koos tantsida, aga et sa oled ka kehaliselt, füüsiliselt, füsioloogiliselt väga atraktiivne ja see sinu loomulikkus teebki sind hästi atraktiivseks. Et ei ole tähtis, et sa pead, ma ei tea, mingid sammusid väga hästi oskama, vaid see, et sa oled nagu enda tunnetusega kontaktis ja see teeb sinu tantsimise hästi tervendavaks nii sinu jaoks kui ka teiste jaoks. Et selline huvitav aspekt. Ja neile väga meeldib, et sa aitad tuua olukordadesse uusi vaatenurki, näha asju teisest küljest või teise nurga alt, kui seda on harjutud ja läbi selle sa aitad inimeste ellu tulla uutel võimalustel, mida varasemalt ei olnud näha. Et võib-olla inimesed on kuskil mingis nõiaringis ringi tiirutanud, aga tänu sinu panustusele hakkavad kerkima, tulevad nähtavale mingisugused täiesti uued võimalikkused, uued kasvamised, uued arengud ja selline blokeeringutes elamisest ja nõiaringis olemisest saab edasiliikumine ja areng täiesti uuel moel ja uues ilus ja uues väes. Et see, et sa oskad väärtustada neid inimlikke kogemusi ja neid jumalikke kogemusi ja seda, et me saame inimestena kogeda jumalikke kogemusi ja jumaliku olemusena kogeda neid inimlikke kogemusi. Et selline sügav entusiasm ja kirg, mis sinus on, aitab ka teistel inimestel näha, et jaa, see elu on nautimist ja imetlust väärt, et see ei ole siin niisama kuidagi äraelamise koht, et see on koht, kus elada täiel rinnal, elada nautides igat päeva nii palju kui vähegi võimalik. Ja neile väga meeldib see, et sa oskad ja näitad teed selles suhtes, et sa lased armastusel teed näidata, mitte oma hirmuminal, mitte oma egol, vaid et sa lased endal liikuda kaasa armastusega, tõesti sügava rahuliku äratundmisega enda sees. Ja seega sa oled selline maapealne ingel, kes tuletab kõikidele meelde nende tõelist algolemust ja seega sa oled ka suur vabastaja, väga suur tervendaja kõikide eludes. Neile väga meeldib su siirus, väga meeldib see, et sa ei hoia asju ega teadmisi endale ja et sa oled pühendunud. Võimalik, et kui sa oled suhtes, siis väga inimesed imetlevad seda, kuivõrd pühendunud sa oled oma partnerile õnneliku suhte loomisele või kui sa oled vallaline, et sa oled väga pühendunud sellele, et sa valmistad ennast selleks õnnelikuks pühaks liiduks ette. Ja inimesed imetlevad seda sinu olekut, et sa lood neile väga ilusa turvaruumi. Võimalik, et ka oma partnerile, oma kaaslastele, oma lastele, et sa annad neile mõista, et sa oled nendega, et sa oled nende jaoks olemas, et sa oled see, kellele saab loota ja see tõesti on nii, et kui sa midagi ütled, siis sa nii ka teed või teed need kokkulepped ümber, et sa lihtsalt ei lase üle inimesi, vaid sa siiralt ja ausalt väljendad, mis sinu tõde on, et sa oled julge,
et sa julged olla olemas ja sa julged silmitsi seista ükskõik millega, sest sa tead, et kõige all on alati õnn ja rõõm ja neid teisi kihte ei ole vaja karta, need on lihtsalt illusioonid, millest sa tead, et nendest saab läbi ja et sa oled väga julge, et sa julged valida ka nendes olukordades usaldada enda südant, kui teised inimesed ammu alla oleksid andnud, vaid sina ütled, et kui armastus on nii öelnud, siis mina nii teen ja siis läheb kõik hästi. Et see sinu selline, ma ei saa öelda, et vankumatu, võib-olla sul on mingeid vankumisi ka, aga see, et sa oled ära tundnud, mis see sinu tõde on, et sellest kohast sa ei lase ennast nagu pikaks ajaks minema lohistada, vaid tuled ikka ja jälle selle siiruse, aususe ja neutraalsuse juurde. Et neutraalne olla, selleks peab inimene olema väga julge. Et hinnanguid anda, seda suudab igaüks, aga selleks, et jääda erapooletuks ja neutraalseks, selleks on vaja tõesti, inglise keeles öeldakse, you need balls for that. Et sul on selleks tõesti vaja sellist, mis see eesti keeles hea sõnum oleks, ma ei taha seda eesti keelde tõlkida, mis inglise keeles öeldakse, aga sul on kuraaži, sul on, jah, sul seda matakat on, millega saab kõigest läbi minna ja see on tore, et sa seda kasutad. Mul on väga hea meel, et sa seda kaardilugemistki tulid vaatama, kullake. Loodan, et said siit endale üht-teist meeldetuletust ja peegeldust enda imelisuse kohta. Soovin sulle maagilist rändu siin planeedil ja mäleta, et kui sa keskendud enda tugevustele, siis nad kasvavad veelgi ja sageli teised inimesed näevadki väga palju seda, mida me endas ei ole tähele pannud või siis ei ole osanud oluliseks pidada, aga minu arust kõik need sõnumid on sulle kindel kinnitus, et ei ole vaja minna sinna pimedamasse poolde, jää oma valgusesse ja võid seda kaardilugemist ikka ja jälle üle kuulata, kui sul tuleb see kahtlus, aga äkki ma ei oska. Oskad, sa näed, sa tead, sa suudad, sa oled väga võimas ja väga imeline. Soovin sulle südamest kõike head, aitäh teile kuulamast, vaatamast, võite siia alla jätta 3 südamekest, kes seda lugemist vaatas, aitäh ka kallid vipid teile toetuse eest. Olen südamest tänulik, et saan neid kaardilugemisi teile pakkuda ja teen seda suure rõõmuga veel ja kes soovib sellele teekonnale enda panustust jagada, siis te saate siit videolt lingilt VIP-liikmelisuse kohta ja nende boonuste kohta, mida VIPid näevad, lähemalt lugeda ja tulla kogema. Õnnistused teile!